Kalevipoja kujundas meie maastiku täpselt niisuguseks, nagu me teda tunneme. Rahva mõte ja meel, fantaasia ja sõna pani sellele maastikule tegutsema Hiiud. Lõuna-Eestisse näiteks Vanapagana, saartele Suure Tõllu ja Leigeri, Petseri kanti Petseri vägimehe ja Vooremaale Kalevipoja. Saatuse tahtel sai just nimelt Kalevipojast Eesti rahvuseepose kangelane. Selle mõte oli see, et toonased estofiilid ja haritlased said aru, et kui üks rahvas peab ennast kultuurrahvaks, siis tal peab olema oma eepos. Vähem on räägitud sellest, et Kreutzwald, kui ta hakkas eepost koostama, kui ta võttis üle selle töö, mis Fehlmannil pooleli jäi, mõtles sedagi, et Eesti rahvas on väga väike. Nii väike, et kas tal jätkub elujõudu, et kesta ajas kauemalt kui võib-olla 100 aastat ja pisut rohkem. Sest toonane aeg oli selline, et kõik, kes vähegi haridust said, nad kippusid ikkagi ümber rahvustuma, kas sakslasteks või venelasteks. Ja nii mõtles Võru tohter Kreutzwald, kui ta kirjutas oma Kalevipoega, et kui eestlasi võib-olla 100-150 aasta pärast enam ei ole, siis on vähemalt üks raamat, eepos, mis räägib selle rahva keeles kangelaslauludest ja räägib Kalevipojast. Me oleme praegu Nõmmel ja minu selja taga on üks selline suhteliselt veider kuju. Aga nimelt von Gleen, siinse mõisa omanik, ta võttis nõuks oma mõisapargis kujutada Kalevipoega. Ja see Kalevipoeg näeb välja täpselt niisugune, nagu ta minu selja taga seisab. Selline metsikuvõitu sarvedega, mis osundab sellele, et tegelikult ta võiks olla natukene selline pahalane, saatürlik, nii nagu ta on olnud vanades muistelugudes enne seda, kui inimesed võtsid omaks ristiusu või said ristiusust midagi teada. Ta on võib-olla natukene kohutav ja ehk tänapäeva inimene ei oskagi arvata või ei oska seostada teda Kalevipojaga, sest Kalevipoega me oleme harjunud kujutama kunstis, nii skulptuuris kui ka maalidel, atleetliku kehaga, põhjamaiste näojoontega, väga esteetilise välimusega meesterahvast, kes võiks olla nagu ideaalse eestlase või ideaalse Eesti mehe võrdkuju. Esimene Kalevipoja kuju valmis hulk aastaid enne Gleeni sarvikut. Selle autoriks oli Eesti esimene professionaalne skulptor August Weitzenberg. 1880. aastal loodud kuju on akadeemilises laadis. Kunstnik on järginud antiikkunsti eeskujusid. Et see harmoonilise kehaehituse ja mõtliku olekuga noormees on tõesti Kalevipoeg ja mitte mõni antiikjumalatest, näitab tema jalge ees kerra tõmbunud siil, Kalevipoja nõuandja. Enne esimest maailmasõda kasvas Eestis, nii nagu teisteski Euroopa väikeriikides, hüppeliselt huvi rahvusliku mütoloogia vastu. Oma osa selles oli kunstnikel, kes lõid arvukalt Kalevipoja ainelisi teoseid. Aleksander Uuritsa voolava joonega juugendlikel piltidel näeme Kalevipoega kui romantilist kangelast. Kord heidab ta vendadega kive, kord piilub kaljunuki tagant saarepiigat. Kalevipoja eepose illustreerimiseks kuulutati 1911. aastal välja konkurss. Selle võitis Kristjan Raud, kuid kuna 1914. aastal algas Esimene maailmasõda, jäi piltidega Kalevipoja väljaandmine katki. Kalevipoja kujutamine piltidel siiski jätkus. Kunstnik Oskar Kallis, kes elas vaid 26-aastaseks, lõi rahvakunsti ja juugendstiili põimides umbes 40 Kalevipoja teemalisest pastellmaalist koosneva sarja. Kallise piltidel kannavad Kalevipojad Eesti murumütsi ja pastlaid. Tema särgiserval on rahvusliku mustriga tikand. Graafikas kujutas Kalevipoega samal ajal Eduard Viiralt, kellest sai hiljem üks tuntumaid Eesti kunstnikke. Erinevalt Kallise talupoeglikust Kalevipojast on Viiralti Kalevipojas tunda euroopalikku peenekoelisust. 1935. aastal, kui tähistati Eesti raamatu aastat,
ilmus viimaks siiski Kristjan Raua illustratsioonidega Kalevipoeg. See suures tiraažis väärikas väljaanne jõudis paljude eestlaste koju, aga Raua suure üldistusjõuga loodud nurgeline ja tahumatu Kalevipoja kuju ei vastanud kaugeltki kõigi ettekujutusele rahvuskangelasest. Nii tuligi 1937. aastal korraldada isegi Kristjan Raua Kalevipoja piltide vaatamise koolitus. Võib-olla kehastas 1930. aastate ideaali hoopis Adamson-Eeriku maalitud Kalevipoeg. Selle heledate juuste, siniste silmade ja laitmatu kehaga Kalevipojast lausa õhkub Pätsiaegse vabariigi enesekindlust ja rahulolu. Nõukogude ajal jätkus Kalevipoja teemaliste piltide loomine uute, sotsrealistliku kunstikaanonite järgi. Pildid muutusid nüüd palju konkreetsemaks ja detailsemaks. Kalevipoeg oli kõhklematu sangar, kes rahva eesotsas võõrvallutajate, saksa ristirüütlite vastu sõdib ja rahvast ikkest vabastab. Eepose 1961. aasta juubeliväljaannet illustreerisid Evald Okase jõulised mustvalged gravüürid. Oma laadilt lähenesid need suure üldistusjõu ja nurgeliste figuuridega pildid Kristjan Raua vabariigiaegsetele illustratsioonidele. 1960. aastatel Nõukogude Liidus ja Eestis alanud niinimetatud poliitiline sulaaeg tõi kunstis kaasas sotsrealismi taandumise. Avanesid uued võimalused, tulid uued püüdlused. Enn Põldroosi moodsa vormikeelega maali vangistatud Kalevipoeg võib tõlgendada kui vihjet eestlaste olukorrale võõra Nõukogude võimu all. Tehes pingul ja sitke olekuga Kalevipojast eestlaste koondkuju, annab kunstnik samas märku rahva vastupidavusest ja murdumatusest. 1970. aastate stagnatsiooniaja kultuuriellu tõi värskust eluterve eneseiroonia. Illustreerides 1980. aastate algul enne Vetemaa Kalevipoja mälestusi, parodeerib kunstnik Jüri Arrak eestlaste pühaks peetud müüditõlgendusi. Lembit Sarapuu Kalevipoja ainelistes töödes avaldub juba šokeerimistaotlus ja erootika põimimine pilkega. Kalevipoeg minetab korraga oma kangelasliku olemuse, kuid säilitab ürgse jõu ja müstilise ligitõmbavuse. Omamoodi äärmuslik, täiesti abstraktne ja geomeetriliste vormidega on Leonhard Laapini maal Kalevipoja võitlus sarvikuga. Sellest 20 aastat hiljem, 2009. aastal ilmunud eepose Kalevipoeg 5. väljaandes, on kunstnik Andres Tali andnud Kalevipojale taas kord uue tõlgenduse. Tali nägemus Kalevipojast on juba 21. sajandi Eesti vägilase koondportree. Treenitud kehas peitub ärgas, eneseteadlik ja edasipüüdlik vaim. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi poolt rahvaluule põhjal kirja pandud kunstmuinasjutt eestlaste rahvuseepos on andnud mitmeid tõlgendamisvõimalusi. Kunstis peegeldab Kalevipoeg eestlaste ettekujutust iseendast erinevatel ajalooperioodidel. Ühtlasi on Kalevipoeg tegelane, kelle kaudu kehtiv riigivõim on püüdnud oma ideid rahvale omaseks muuta. Kalevipoeg on sõnumitooja muistsest priiusajast, romantiline kangelane, lihtne, töökas talupoeg. Ta on kodu ja vabaduse kaitsja, vaenlase vastu võitleja, murdumatu sangar, aga ka himur saatür või Eesti oma Superman.